Kujutle, et sa oled sunnitud ootama. Sa ei tea, keda või mida sa ootad. Sa tead vaid seda, et sa ei pea ootama kaua. Esialgu on su pea tühi. Sa ei mõtle millestki, sa ei jõua kuhugi. Kuuled mööduva maailma müra, inimeste sagimist. Näed, aga ei vaata. Kuuled, aga ei kuula. Olematud mõtted ümbritsevast omandavad su peas kuju. Sa hakkad jälgima, kuhu liigub maailm su ümber. Sind ümbritsevad inimesed ja kõik muu sellega kaasnev, igaühel oma elu ning omad mõtted. Kõigil paistab olevat kiire. Sina aga ootad. Sul ei ole kiire. Ajapikku haarab sind üha rohkem mõtte sellest, mida sa ikkagi siin teed. Vaatad inimesi, mõtled, miks nemad siin on, kust nad tulevad, kuhu nad lähevad, mis on nende eesmärk, kuid mis on sinu eesmärk. Teadmatusest sünnib usk, et varem või hiljem jõuab oodatu ise sinuni. Sind hoiab tiksumas vaid mõte, et ühel hetkel ei pea sa enam ootama ja su hing saab vabaks. Sa sünnid uuesti, ei pea enam mõtlema lõputust ootamisest. Aga seniks aegamisi hakkavad tekkima kahtlused. Kuidas sa oodatu ära tunned? Milline ta on? Kes ta on? Missugune ta on? Mis tal kaasas on? Kas ta üldse on? Sa ei saa enam aru, miks sa ootad. Kas ta üldse tuleb või sa jäädki ootama? Ükski mõte ei püsi enam peas. Sa ei suuda enam istuda, aga sul ei ole ka kuhugile minna. Sa ei taha enam olla siin. Sa ei ole oma mõtete peremees. Sa ei tea, miks sa oled saanud kaoseks iseenda sees ja iseenda ümber. Ja siis sa loobud. Annad alla. Pärast kogu seda ootamist ei ole ühel hetkel enam tähtis, mida sa ootasid, vaid mõtte sellest, et ootamine tasus ennast ära. Kaoses maailm on paranenud ühe terve mõistuse võrra, mis on võimeline lõpetama teiste ootamise. Leek ei tohi kustuda.